Tervist, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme. Paides lõppes just erakonna volikogu ja meil olid valimised. Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu esimeheks valiti Evelin Poolamets, aseesimeheks Liilia Müller. Kuidas jäid valimistega rahule? Jah, meil on nüüd volikogu juhatus, mõlemad on tegusad naisterahvad, üks on Virumaalt ja teine on Valgamaalt. Volikogu ju kongressil valitud liikmetest oli ka, naisi oli ülekaalus, nii et meil on erakonna siis see kõige laiema kandepinnaga organ, volikogu on naiste käes. Ja konkurents oli tihe, kandidaate mõlemale kohale, nii esimehe kui aseesimehe kohale oli rohkem, nii et täiesti ausalt sellised võistlused olid meil siin. No Evelin on olnud varem ka erakonna volikogu juht ja on praegu oma vallavolikogu juht, nii et tal on see asi käpas ja sama võib öelda ka Liilia kohta, tema on ka volikogu aseesimehe ametis olnud ja ta on ka ringkonda juhtinud ja ta on ka vallavolikogu aseesimees, nii et sellised professionaalsed kindlad käed võiks öelda. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu avaldus oli väga jõuline. Rääkis julgeolekust ja et sõda ei ole julgeolek ja lõpetas ka väga jõulise lausega, et EKRE on vastutuseks valmis. Et kas sa kommenteeriksid ka mõne sõnaga siis volikogu avaldust? Nii julgeoleku valdkonnas, kus ju Reformierakond on endale tagunud vastu rinda, kuidas kindlates kätes oleme ja kuidas nemad on hoolitsevad ja tegutsevad siin Eesti julgeoleku eest, tuleb välja on nad samasugune läbikukkumine kui majandusvaldkonnas, maksundusvaldkonnas, regionaalpoliitikas, iibepoliitikas, immigratsioonipoliitikas. Vaata ükskõik millist valdkonda, energeetikat või ükskõik mida. Reformierakond on katastroof Eestile, Eesti inimestele katastroof. Ja valimised nad ju võitsid selle jutuga, et nemad tugevdavad Eesti kaitset, et nemad on kompromissitult seisavad siin läänelike väärtuste eest. No, tuleb välja, et see oli samasugune vale, samasugune bluff, nagu oli maksud ei tõuse, lugege mu huultelt. Ja me näeme seda, kuidas tegelikult see riigikaitse kulutuste tõstmine 5% SKP-st on jälle avalikkuse lollitamiseks tehtud, see lihtsalt varjutab tüüpilist Reformierakonna korruptsiooni, endised kõrged poliitikud, endised kõrged kaitseväejuhid, kõik lähevad mingisugustesse üleeile asutatud riiulifirmadesse tööle, kuhu siis riik hakkab suunama 100 miljoneid eurosid, justkui siis riigikaitsetööstuse raha. Ja selle riigikaitsetööstuse raha eest ostetakse siis Hiinast droone. No see ei ole riigikaitsetööstus, see on tegelikult legaliseeritud korruptsioon. Ja samal ajal ei saada hakkama elanikkonna ohuhoiatussüsteemi käivitamisega ja samal ajal minnakse ise rind kummis venelastega otse vastasseisu, õhuväe ja mereväe vastasseisu Soome lahel nende nii-öelda varilaevastiku tankerite pärast ja saadakse peksa. Nii et see on ju olukorras, kus ükski teine suur riik, kes on sanktsioonidega ühinenud, Prantsusmaad, Saksamaad, Poolad, Suurbritanniad, Itaaliad, kellel on korralikud laevastikud, ei torgi neid varilaevastiku laevu, aga näe, Eesti läheb ja hakkab venelastele nii-öelda õpetama rahvusvahelist õigust ja sanktsioone. Et see näitab, et meie riigi juhtkond, meie valitsus, meie julgeolekute asutuste juhid, kaitseväejuhid on lihtsalt irdunud reaalsusest, lihtsalt kaotanud kontakti tegelikkusega ja vastutustunnet absoluutselt ei taju Eesti eest. Kui Eesti valitsus oma tegudega läheb konflikti Venemaaga, siis see on katastroof Eestile. Selline valitsus tuleb kiiremas korras Eestist välja vahetada. Ja me saame ka aru sellest, et ega kui vahetati siin sotsid visati valitsusest välja ja valitsuses midagi ei muutunud. Kui vahetatakse nüüd Eesti 200 valitsuses välja ja asemele läheb ükskõik kas Keskerakond või Isamaa, ega seal mitte midagi ei muutu. See, mis toob Eestile põhimõtteliselt uue kursi, põhimõtteliselt uue hingamise on ikkagi, kui EKRE saab valitsusse ja see otsus on nüüd lähimal ajal ju sügisel on valimised. Valija peab karistama neid jõudusid, kes on meid Eestit viinud sellesse olukorda, kus me oleme ja valija peab toetama neid jõudusid, kes tahab meid siit välja viia. Sa oma poliitilises ülevaates ütlesid ka sellise lause, et kosmeetilisteks muudatuste jaoks on Isamaa ja Keskerakond, režiimivahetuse jaoks on EKRE. Nii ongi, et me ju saame aru, et kui Isamaa läheb valitsusse, siis ta võib isegi mingisuguse sellise nii-öelda PR-triki sealt kätte saada, et üks või teine otsus, mille Reformierakond on teinud, keeratakse ümber või mingisuguseid
sõna otseses mõttes kosmeetilisi muudatusi tehakse, aga põhimõttelist kursimuutust ei tule. Ainus, kes tahab põhimõttelist kursimuutust Eestile, on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Ja me oleme elanud põhimõtteliselt 30 aastat liberaalse režiimi all. Ja Eesti vajab režiimi vahetust. Eesti vajab rahvuslikku, konservatiivset, iseseisvusmeelset võimu ja see on tegelikult sisuliselt režiimi vahetust. Nii nagu Donald Trump esindab Ameerika Ühendriikides globalistliku, liberalistliku režiimi väljavahetamist ja selle asendamist suveräänsusmeelse, põhiseaduspärase, konservatiivse võimuga, siis meie oleme sama Eestis. Meie toome selle režiimi vahetuse Eestis. Sa käisid neljapäeval presidendi kutsel ka Kadriorus ja presidendi mureks oli see, et eestlased ei tunne enam, et nad kuuluksid Eesti ühiskonda. Jah, vastas 51% ja see on siis palju madalam kui 2,5 aastat tagasi, kui see oli 79%. Ja president uuriski sinult, et mis on selle põhjuseks, mis sa talle vastasid? Jah, ma olin lausa üllatunud, et selline teema kerkib, sellepärast, et minu meelest on see olnud ju väga selgelt näha juba mõnda aega, et Eesti võim, Eesti riik ei tegutse Eesti inimeste heaks. Ja kui ta siis selle teema, see on üks avaliku arvamuse küsitlus, mis on Riigikantselei kodulehelt ka kättesaadav, et miks siis nüüd Eesti inimesed enam ei tunne, et Eesti riik on nende riik, siis ma ütlesin, et aga siin ei ole vaja väga kaugele vaadata, et alustame homoseadusest, sellest abielu rüvetamisest, mis ikkagi ju sülitas hinge ja mõnitas ja võõrandas väga-väga suurt osa Eesti ühiskonnast, ma ütleks kindlasti üle poole. Eesti inimestest tundsid, et nende riik on nende väärtushinnangutele jalgadega trampinud peal. Jätkame lastetoetuse äravõtmistega, jätkame automaksuga, jätkame sellega, et meil on kõik kohad täis mingeid Ukraina lippe, mitte Eesti lippe, vaid Ukraina lippe, et me ei tea, mis riik see selline on, aga Eesti inimeste heaks see riik ei tegutse. Nii et mu meelest on ammu oli aru saada, et kui sa niimoodi riiki valitsed, e-valimised võime siia ka sellesse rivi panna, kui sa niimoodi riiki valitsed, siis loomulikult inimesed ei tunne, et see on nende riik. Muidugi tuli ka jutuks selles, et mis siis see lahendus on. Lahendus on ikka see sama, lahendus on alati EKRE.